Hei, hei! Mina ei tea, millega sina viimasel ajal oled tegelenud, aga mina enda juures märkasin küll mõnda aega tagasi, et mu enda mõistus oskab mind väga kiiresti ja sujuvalt välja rääkida erinevatest mitte olulistest teemadest, aga nendest teemadest ja kogemustest, mis minu, mis üleüldse mitte ainult minu, vaid ka kõikide teiste inimeste puhul töötab see täpselt samamoodi. Aga ta oskab välja rääkida siin teemadest, mis on päriselt olulised ja mis aitavad sinu teadvusel avarduda. Ehk siis programmide maailm meie ümber, seesama maatriks, millest räägitakse ka sellesama nimelises filmis. Tema teab ja tunneb sind palju paremini kui sa ise. Ja kohe, kui sa oled saanud sabast kinni päris puhtal tõel, siis käivituvad maatriksi programmid just sellisel moel, et sind esimesel võimalusel teelt kõrvale juhtida. Sellel ei ole mitte mingit tähtsust iseenesest ja see ei ole ei hea ega halb. See on lihtsalt selline süsteem ja programm. Me oleme ise puhta teadusena selle mängu sellisena loonud ja me mängime justkui malet, aga me mängime malet iseendaga. Ja seda ei tasu ära unustada ja mitte kedagi teist ei ole süüdistada, kui sa ühel hetkel oled just kuulnud mõnda eriti head avardavat koodi või sõnumit ja siis järgmisel hetkel keegi hüppab tuppa ja hakkab sulle mingit täielikku nonsenssit rääkima või järsku olles autoroolis, keegi sõidab sulle tee peale ette või igasuguseid asju hakkab juhtuma. Aga see ongi lihtsalt selline mäng. Ja kui sa selle läbi näed ja selle kõigega kaasa ei lähe, näed lihtsalt, vaatad seda kõike lihtsalt eemalt, siis sa oled jõudnud järgmisele levelile. Ma ei saaks öelda, et põhimõtteliselt see ongi lihtsalt mängu järgmine level. Sa oled selle koha antud hetkel läbi näinud. Ma ei saaks öelda, et järgmine kord seesama programm sind enam uuesti ei käivita. Nii see paraku ei käi. Ja programm, süsteem teab kõiki neid salanippe, mis sinu puhul kõige paremini töötavad. Ehk siis sa saad ise hakata nägema, millised programmid ja millised uskumused sind kõige paremini käivitavad. Sa hakkad neid märkama, kui sa oled püsivalt teadlik. Sa hakkad nägema neid situatsioone, kui miski püüab sinu tähelepanu endale saada ja sind enda keskmest ja enda sisemisest rahuseisundist üritab välja tuua. Nii et seda asja kõike saab teha kahel erineval moel, on ju. Ehk siis sa saad olla pidevalt ärritunud ja keskmest väljas, sest et kõik vajab sinu tähelepanu, kõik vajab reageerimist ja kõik vajab tegutsemist versus siis see, et sa vaatad seda mängu kui lavastaja, kui režissöör, mis iganes kaugemas ja natukene kõrgemas positsioonis sa olla tahad. Ja sa näed, et need asjad käivad ja tulevad. Sa näed, et mingisugused teemad hüppavad lauale, mingisugused inimesed küsivad maksimaalset tähelepanu. Aga sa lihtsalt tead, et see käibki nii. See ongi nii.
ja sina saad olla kõige selle keskel endiselt keskmes, rahulik, tasakaalukas, sest et sa tead, et see keskmes olek, rahu ja tasakaal tuleb sinu seest. See ei ole sõltuv mitte kellestki teisest, mitte mingisugustest olukordadest, mitte mingisugustest tingimustest. Sina oled see, kes seda endast välja kiirgab. Ja kui see on sul meeles kui kõige raskemal ja kõige intensiivsemal hetkel ja kõige intensiivsemas kogemuses, sina oled kõige allikas. Sina oled ka rahu ja õnnetunde allikas. Kui see on sul meeles, siis füüsilisel reaalsusel, sellel peegelpildil, sellel kujutlusel või sellel kujutluspildil, mida sa arvad olevat tõeline, sellel ei jää üle mitte midagi muud, kui muutuda ja muutuda vastavusse sinu sisemise olekuga. See on loomine, see on enda seest loomine, mitte väljastpoolt sissepoole loomine, nagu me oleme terve elu õppinud ja mida meile süsteem ja maatriks väga jõuliselt peale surub ja ainuõigeks nimetab. Sa pöördud sissepoole ja läbi oma sisemuse hakkad maailma juhtima ja käsutama ja vormima läbi oma sisetunde ja läbi oma oleku, siis muutuvad asjad üleöö. Ja teinekord ei pea selleks kõigeks liigutama mitte sõrmeotsakestki. See on tingimusteta loomine. See on pingutuseta loomine. See on puhas tõeline loomine, aga loomine selle juures võib-olla on isegi natukene ebaselge sõna või väljend. See on maailma, see on vibratsiooni, see on võnke füüsilisse maailma vaatamine. Kas see on loomine? See võib olla. Võib-olla saab selle koha peal kasutada mõnda teist sõna. Kui sa tunned, et selles kohas toimiks mõni muu väljend, siis kasuta julgelt. Igatahes piiranguteta ja pingutuseta olemist ja asjade reaalsusesse vaatamist sulle. Näeme varsti.